Tere kõigile. Ma usun, et ma päris paljusid inimesi siit seltskonnast juba tean ja tunnen, et kuna ma olen eesti keele nii-öelda õpetajana pühapäevakoolis tegelenud juba üle 15 aasta. Aga mina olen siis Stockholmi Eesti huvikooli juhataja täpselt 15 aastat olnud ja huvikoolis oleme siis Draamastuudioga tegelenud 11 aastat. Et Draamastuudio mõte on siis õpetada lastele eesti keelt läbi mängu. Aga lisaks on meil huvikooli all ka laste suvelaager Suvekodu metsakodus ja ka seal ma olen siis nüüd 8 aastat olnud juhataja ja suveteater, Suvekodu suveteater on üks tähtis asi meil suvelaagris ja lisaks on ka päevaluure ja ööluure mängudes sageli see teater sinna sisse põimitud, et lastel oleks lõbusam ja põnevam ja mitte ainult lastel, vaid õpetajatel ka. Aga kust kohast see teatri mõte tuleb? See tuleb tavaliselt ikka ju sinu enda kui õpetaja huvidest. Ja ma ise olen kasvanud ühes väikeses külas Viljandimaal, kus ei olnud midagi peale ühe väikese sellise muusikaringi, kus me õpetajaga laulsime igasuguseid laule ja käisime, tol ajal olid ju kolhoosid veel 70–80-ndatel, käisime igal pool esinemas ja minule kui lapsele oli see üks hiiglama tore asi. Ja kui mu oma lapsed sündisid, siis ma tundsin, et ma tahaks neile ka seda pakkuda, sellist pühapäeva tegevust, et mitte ainult tarbida, et käia nagu teatris ja kinos lastega, kontserditel, vaid et teha ise. Ja ma arvan, et on tähtis ka öelda seda, et ma ei ole teatri tegemist õppinud. Ma olen Draamastuudios Viljandi-Ugalas õppinud 2 aastat ainult, aga see on väga marginaalne aeg. Pigem on see ikkagi niimoodi, et selle täiskasvanu enda huvi ja pühendumus, et see, mida sa teed koos lastega ja kõige tähtsam on seal see, et saada lastega kontakt. Ja see on puhtalt looduse asi ja sinu loomulik anne, kas sul õnnestub see või mitte. Sul võib olla nii palju diplomeid taskus kui tahes, aga see ei tee sinust head teatrijuhti. Aga kui me nüüd räägime just sellest teatrivõlust, miks see lastele on oluline, ja see on ka teadlik valik, et me ei tee selliseid täida töövihikuid, vaid et me teame teatrit, et lapsed tunnetavad seda, et see on nagu mäng, et nad tulevad mängima ja nad on ju erinevas vanuses, et kõige väiksem on meil tavaliselt kuskil 4–5 aastane ja kõige vanem 15 või isegi 16 aastane. Ja me püüame alati läbi selle teatrimängu siis kõiki erinevaid vanusegruppe siis omavahel liita, et neil kõigil oleks tore, mida me teeme. Ja muidugi teatrimängus on kõige olulisem ju see, et see naer, et üheskoos naermine, see peab olema lõbus tegevus, et see ei tohi olla mitte kuidagi igav. Väikestel lastel võib teatrit tehes tulla igavus peale küll, eriti kui on juba mitu korda harjutatud ühte sama teksti või seda näidendit, siis nüüd me näiteks oleme rakendanud niimoodi, et me jagame etenduse ära piltideks ja siis samal ajal, kui ühed harjutavad, siis teised näiteks, kui me praegu on meil Lotte etendus käes, siis teised on samal ajal teiste õpetajatega teises ruumis ja täidavad seal Lotte töövihikuid, et neil ei oleks nagu igav. Aga samas jälle on see negatiivne, et lapsed ei ole ühes samas ruumis, sellepärast et tavaliselt see õppimine käib ka ju kuulates ja vaadates teisi. Mitte ainult see, mida mina ise teen, vaid ma näen, kuidas teised hääldavad, räägivad, mängivad ja kõik see ühine tegevus. Nii et selle laste eraldamine, seal on ka negatiivseid külgi. Teater on fantastiline asi, kuidas lastel harjutada kõnetehnikat.
et selge diktsioon ja eriti, kui meie lastel on veel aktsendid, siis rootsi aktsendiga sõna pannkook kõlab hoopis teistmoodi. Ma vaatan siin Urmas Lepiku poole, et need ennid, pannkook ja maasika, te teate kõik ju ise oma nendest keeltest, keeleruumidest, kus te elate, et kuidas see mõjutab meie seda eesti keelt. Ja see on hästi tore, et just läbi teatri saab niimoodi lihvida, et see ei ole kuidagi nagu lapsed ei pane pahaks seda, et neid parandatakse. Ja uued sõnad ja keele rikastamine on üks tähtis osa, et me oleme teinud väga erinevaid näidendeid. Jah, selle aja jooksul tavaliselt ongi niimoodi, et kui me oleme ühe suure ja raske ära teinud, näiteks nagu hüljatud, väike episood seal Saa õnnelikuks Cosette või siis Kuri kuningatütar, siis vahepeal me teeme jälle lihtsamaid asju. Aga või siis näiteks Liidia Koidula Säärane mulk, eks ole, et siin on nagu nii, meie see etendused on nagu väga erinevad, on Eesti algupärand, siis on natuke moodsamaid tavalisi muinasjutte, et lapsed õpiksid nagu erinevaid sõnu ja siis isegi sageli, ega nad ei saagi aru, mis asi see kosjaviin on, aga kui me selle asja nagu läbi mängime, siis kõik teavad, et mis see tähendab, et kosjas käia ja pead kosjaviinad kaasa võtma. Nii et see on nagu hiiglama tore asi, kuidas laste keel siis nagu rikastub. Ja esinemisoskus on ju absoluutselt igale inimesele äärmiselt kasulik oskus. Et sa tead, kuidas sa seisad, kuidas sa räägid. Ja seda, kui suures meie draamastuudio mitte ainult ei tee etendusi, vaid me esineme ka vabariigi aastapäeval, näiteks luulepõimikute ja lauludega. Ja siis on just seal, kuidas sa laval esined ja seisad, et see on väga hea kool kõikidele. Ma nimetasin korraks seda diktsiooni asja ja ma olen märganud selle 11 aasta jooksul, et me ei tee kunagi mingisuguseid proove, et kes saab olla draamastuudios kaasas ja kes mitte. Et me kunagi ei selekteeri ühtegi last välja, vaid et ma võtan kõik lapsed vastu alati ja vaatan ju, millised on kellegi võimed ja kui me neid rolle seal jagame, siis võimalik, et ma kirjutan oma näidendi 3 korda ümber ja kohandan siis nendele lastele, kes mul siis sellel aastal just seal on. Nii et see võib välja kukkuda hoopis teistmoodi, kui ma enne hooaja algust üldse endale mõtlesin. Aga ma tahtsin just öelda, et mul on olnud üks poiss nüüd juba mitu aastat ja ma kutsusin ka näiteks logopeedi ükskord tundi, et ta kuulaks ja räägiks temaga ja tema vanematega, et kas poisil on logopeediline probleem, sest laps ei tee suud lahti ja siis tuleb sealt ainuks selline pomin. Aga minu jaoks on tähtis see, et on toetada absoluutselt igat last. Ja kui ma sain logopeedi käest nagu kinnituse, et ei, see ei ole mitte mingisugune logopeediline ruum või tähendab probleem, vaid et see on pigem kuidagi lapse enesekindluses ja usus, siis ma olen lasknud sellel lapsel ollagi niimoodi, siis pomiseda, aga ma iga kord ikkagi õhutan teda. Ja kui meil on etendus, siis see laps võtab ennast alati etenduse lõpus väga ilusasti kokku ja see suukene läheb lõpuks lahti ka. Aga see on üks suur töö sageli ka laste sellise enesekindlusega, eriti kui on ka üksikud lapsed. Või siis on ka teised lapsed, kes arvavad, et nad oskavad nii hästi ja siis, kui nad hakkavad koos teistega seal sotsiaalselt mängima, siis see hästi ei pruugi ollagi nii hästi. Aga me teeme kõikidele lastele hoolimata sellest pai. Ja teatris on ju fantastiliselt hea võimalus sinna siduda sellele suulise või kõnele juurde ju igasuguseid laule, tantse, et ta on selline mõnusalt põimitud ja vaheldusrikas, nii et kellelegi ei hakka igav. Ja muidugi muusika valik annab võimaluse eriti lavastajale
sa võid sellega mängida, teha nagu asja rõõmsamaks või keerata üle vindi. Samas võib olla ka sellel väga suur selline hariv funktsioon. Nüüd, kui me just suvel lavastasin seal suveteatris Kulla ketrajad Kreutzwaldi, siis üks noor Eestist tulnud meil juhendaja ütles, et sinu need muusikavalik, et see on nii sünge ja see on nii raske ja lapsed ei saa aru. Siis ma ütlesin talle, et oota, kui sa näed nagu seda lõpptulemust, et alati ei peagi kõik olema selline tilulilu ja selline lõbus, vaid tähtis on see, et see emotsioon, mida sa tahad edasi anda sellest teatrist, seda saad väga hästi teha läbi Eesti muusika ja minul oligi just see soov, et see peaks olema kindlasti ainult Eesti muusika, kui me lavastame näiteks Kulla ketrajaid. Muidugi heli, kõik mis puudutab muusikat ja heli, siis on ju, kui sa tahad midagi professionaalselt lavastada, siis seal tuleb ju mängu helitehnika ja siis ma olengi õnnelik, et mul on abikaasa, kes siis kannatab minu kapriisid ja minu soovid kõik välja, nii et me alati teeme seda koos, nii et tema hoolitseb helitehnika eest ja valguse eest. Kõige ekstreemsem juhus muidugi, mis on juhtunud, on see, kui sul läheb esietenduse ajal näiteks Stockholmi Eesti majas vool ära niimoodi, et terve maja on pime ja kõik korgid on väljas. Nii et niimoodi võib ka minna. Ja siis mul on lapsevanemaid leidunud, kes on aidanud kaasa kostüümidega, sest et teatris on ju väga olulised kostüümid, et need oleksid sellised, mis lastele annab selle päris tunde ja selle võimaluse minna sinna pildi sisse. Kindlasti paljud teavad, Ailis Uister-Undin on tema nimi, keda ma kindlasti tahaksin siin kõigi kuuldes tänada, kellega me oleme kõik need aastad toredasti koostööd teinud ja tema ütles, et tema jaoks nende kostüümide tegemine oli teraapia. Et mis saab veel olla parem, et kui sa leiad sellised lapsevanemad enda hulgast. Aga nüüd viimasel ajal muidugi Aili parema meelega ta hoiab kaamerat käes ja ta teeb kõik need videolindistused meie etendustest. Nii et siis võib vahest ka muutuda, et kõike saab liiga palju ja nii et siis Aili on vahepeal ka pausi teinud. Ja lavakujundus muidugi. Meil on olnud ju, meil on õnne seal Eesti majas Stockholmis, et meie majas asub päris teater. Ja meil on koostööleping selle teatriga, et me saame seda teatrisaali kasutada tasuta 2 korda aastas. Üks kord siis vabariigi aastapäeva aeg ja teine siis, kui meil on seal mingisugune laste etendus. Ja seal suurel laval me oleme kasutanud ka videoprojektsiooni, et viia lapsed veel rohkem pildi sisse. Üks etendus, mis meil oli Lumivalgeke. Aga see kõik oli nagu väga-väga keeruline ja see nõudis niisugust tugevat tehnilist võimekust. Ja, nii et kõige suurem väljakutse selle teatri tegemisel ongi see, et lapsed on väga erinevas vanuses. Nad on erineva selle keeleoskusega, et ühtedel on ju emakeel, kodukeel, teised vaevalt räägivad ladusalt. Ja ka siis teatri tegemisel on ju see võimekus on lastel ikkagi erinev, et kuidas need asjad välja kukuvad. Mõndadel on väga loomulik kõik see teatri tegemine. Aga tavaliselt etendused ma kirjutan ise kõik. Tähendab seda, et ise kirjutamine tähendab seda, et sa võtad ju ühe loo ja siis teed stsenaariumi selle põhjal ja siis mõtled juba kohe nagu vaimusilmas, et kellele ma seda teen, et millised rollid ja millise erineva võimekusega need lapsed seal on. Ja muidugi tore on ka vahest võtta sellised täitsa ilukirjanduslikud lood, nagu mida ma tahtsin mainida, Markus Saksatamm,
Temal on ju sellised hästi naljakad lood lisaks Kivirähile, et sa loed ja sa lihtsalt nagu naerad, aga üldse komöödiaga on alati hästi raske. Palju lihtsam on teha selliseid nutma ajavaid draamasid kui komöödiaid, et see nali ei pruugi alati kohale jõuda, eriti kui see keel kuulajatel ja eriti kuulajatel võib olla nõrk. Ma jagan hea meelega kõikidega meie huvikooli kodulehekülge, kus meil on siis Draamastuudio alla. Ma olen kogunenud kõik oma need etendused, mis ma olen teinud ja sinna saab klikkida nende nimede peale. Seal on kohe näha, et millised on klikitavad ja seal on mõned videod, lühivideod ja kavalehed, mida saab siis lähemalt uudistada, et kellele pakub huvi. Ja ma olen seda ka öelnud ka Eesti Instituudile, et kui siin on huvilisi, kes tahaks näiteks mingit vana käsikirja endale saada, et ei pea ise hakkama kirjutama, siis ma hea meelega jagan. Aga nüüd ma võtaksin hea meelega küsimusi, kui kellelgi on. Teie etendused on vist päris pikad, küsib Moonika. Ja tähendab, no ma võtan mõned näited, eks ole, see Lumekuninganna, mis me tegime. Et tegelikult on ju tund aega on see etendus, mida me mängime või alla tunni, aga selle harjutamine sellises tempos, nagu me tavaliselt seda teeme, et iga teine pühapäev 2 tundi järjest, siis see võtab pool aastat kuni aasta. Et see sõltub sellest, et kes on need lapsed, kellega sa töötad, kui võimekad nad on. Aga see on ka hästi tore on see, et kui sa ju ühe etenduse teed, millega sa oled väga-väga rahul, siis me oleme käinud esinemas Göteborgis ja Malmös ja siis on ka veel see porgand võimalus seal lastele anda, et nii kui me nüüd läheme sellele külalisetendust, või tähendab, me läheme reisile, siis pärast seda siis me läheme kas sinna Tivolisse või läheme Lisebergi, need on need lõbustuspargid, et siis hakkavad kõikidel lastel silmad säravad, et siis läheb kohe see töötempo palju kiiremaks. Ja, kui on veel küsimusi. Me oleme alati esinenud ka oma kogukonnas. On olnud meil estivalid. Ehk siis estival on siin Rootsist välja kasvanud selline suur kultuurifestival, mida korraldatakse estode vahepeal. Ja siis tavaliselt me olemegi niimoodi strateegiliselt sättinud, et etendus saaks valmis kas siis estivali ajaks või natukene varem. Niimoodi, et me saaksime suurel festivalil sellega esineda, et see publik oleks siis nagu võimalikult suur. Ja, on veel küsimusi, ma mõtlen, kas... Sille, sa võid selle kodulehega mulle saata, siis ma saan panna sellesse paketti juurde, mida ma homme koos selle videoga välja saadan kõikidele registreerunutele. Siis nad saavad vaadata. Absoluutselt. Et seal on pilte ka ja muidugi see, mis on ju kõige raskem tavaliselt pärast etendust, et hakata siis nagu neid pilte koguma ja üles panema ja et palju lihtsam on ju panna lihtsalt Facebooki ja asi ants, aga tegelikult see pärastine, just see filmide ja fotode selline kogumine pildipanka, et see on üks vastik tüütu töö, niisugune administratiivne töö, et palju toredam on lastega mängida. Nii, kas keegi tahab teatri tegemisest rohkem teada või siirdume Pariisi Eesti kooli? Nii et kirjutage mulle julgesti otse, kui on soovi, nii et siis saame rääkida omavahel ka edasi. Aitäh teile!